Ma kohe annangi sõna Tiit Aleksejevile, kes on, ma ei tea, kas ma võin nii ütelda, aga kes on hariduselt ajaloolane, kes on kirjutanud ajaloolistel ainetel ja kes räägib Mihkelsonist kui ajatu ajalooromaani autorist. Ja palun. Tere ja head Ene Mihkelsoni päeva kõigile. Mul on teilt rõõm tervitada Rein Sepa seltsi nimel või Rein Sepa seltsi poolt, nagu öeldakse moodsamas keeles. Et hoiame siis üleval suurvaimude mälestust ja räägime nende loomingust ja nende tegudest. Ja kuna tänane päev on paljuski suunatud Ene Mihkelsoni isa mälestusele, lisaks siis Ene enda loomingule, siis sellest tonaalsusest on kantud ka minu ettekanne, sest kirjanik, kellega ma Ene Mihkelsoni võrdlen, Claude Simon, ka tema isa langes sõjasurma ja ka Claude Simoni isa matmispaik on teadmata ja isa kuju kaotus siis kannustab mõlema loomingut. Aga paar päeva tagasi saabus rõõmusõnum, et Nikolai Baturini romaan Karu süda on lõpuks ilmunud prantsuse keeles ja prantsuse lugejad saavad küsida, kas karu südant tunned sa peatselt. Ja teine põhjus, miks ma räägin Ene Mihkelsonist ja Claude Simonist, on see, et ma olen veendunud, et Ene Mihkelsoni teoste teine tulemine maailmakirjandusse või siis selline suurem läbimurre toimub just nimelt prantsuse keeles, seepärast, et mälu ajalugu, mälu talumatus, mäletamise raskus, et siin on tal hämmastavad paralleelid Claude Simoniga. Ma usun, et mõni tuleviku Mihkelsonoloog käsitleb neid küsimusi põhjalikumalt ja ma praegu annan siis lihtsalt põgusa ülevaate ja see ülevaade kannab endas ehk mõtet, et inimesed, kes kirjutavad sarnases tonaalsuses, kes otsivad vastuseid sarnastele küsimustele, jõuavad varem või hiljem välja sarnase stiilini ja see stiil on midagi ääretult põnevat. Ja kui korraks tagasi minna, siis ajatu ajaloo romaan on muidugi oksüümoron, et ajaloo romaan on paratamatult ajaga seotud, aga nüüd Ene Mihkelsoni loomingut üldkehtiva definitsiooni järgi ei saagi ajaloo romaanide alla liigitada, sest et üks selle žanri nõudeid on, et kirjutajale puuduks endal vahetu kogemus ajastuga, mälusild. Aga Ene Mihkelsoni romaanid on kahtlemata ajaülesed romaanid või ajaloo ülesed romaanid. Mida see siis tähendaks, mis võiks olla ajaloo ülene? Ilmselt müüt, midagi, mis on kinnistunud ja mis võiks olla siis ajaloo selline püsivam element. Aga ajaloo ülene võib olla ka korduse needus või korduse õnnistus ja vaatamegi siis neid asju lähemalt.
kes see Claude Simon siis oli? Prantsuse kirjanik raske elu saatusega ja Eesti lugejale on ta tuttav, kuna Leena Toomasbergi meisterlikus tõlkes on ilmunud Claude Simoni Flandria tee ja ma usun, et paljud teist on seda romaani lugenud ja loodetavasti on paljud teised romaanid veel tõlkes tulemas. Aga Claude Simon osales teises maailmasõjas, täpsemalt siis selle sõja avaakordis läänemaailmas, mis järgnes vahetult siis kummalisele sõjale või la drôle de guerre'ile. Ja see kummaline sõda siis mäletavasti kestis 39. aasta septembris kuni 40. aasta maini, kui sõda oli justkui välja kuulutatud, aga relvad vaikisid ja ühel hetkel, kui relvad kõnelema hakkasid, siis Claude Simon, kes teenis 31. Prantsuse armee dragunite rügemendis, sai tunda nende relvade täit raskust ja see keskmine foto, küllaltki huvitav foto, peaks olema aastast 39, kujutabki Claude Simoni hobusel takistust ületamas. Ja hobustega oli Claude Simonil lähedane side tema loomingus, samamoodi ka Ene Michelsoni loomingus, kui te mäletate Ahasveeruse unes seda stseeni, kui Ene Michelson näeb unes, et tal soovitatakse hobuse luud keha külge kinnitada, mis väidetavalt annab siis enneolematu jõu, aga mis tegelikult võtab selle jõu ära. Ja Ene Michelson paljuski seostubki sellise koorma hobusega, kes veab ränka koormat. Ja hobused olid siis ka Claude Simoni seltsilisteks. Kui te nüüd dragunit ette kujutate, siis dragunid kannavad tuletõrju ja kiivrit, millele on kinnitatud hobuse saba jõhvidest kaunistus. Nad vehivad saablitega ja nende relvastusse kuulub veel karabiin. Kui nad sadulast laskuvad, siis nad sõdivad jalameestena ja kui nad parajasti õppustel ei ole või lahingus, siis kammivad nad hobuste laudjatele malelaua kujulisi mustreid ja 40. aastal see kõik tundus väga anakronistlikuna ja anakronistlik see oligi, sest Claude Simon sai tunda Luftwaffe täis raskust, ründepommitajaid, langevarjureid, mehaanilise sõja tipptaset ja kui me nüüd vaatame järgmist slaidi, siis siin ongi kujutatud draguneid taganemas Maasi jõe kallastel, kus oli ka Claude Simoni sõjatee ja tema rügemendist, kuhu siis kuulus umbes 600 meest tollel ajal, jäi ellu paarkümmend ja Claude Simon oli siis üks neist ja eluaeg ta kandis seda teadmist, et need mehed olid ohverdatud kergekäeliselt. Aga see ei tähenda, et prantslased oleksid alla andnud. Mobiliseeriti 4,5 miljonit meest ja need mehed tõesti sõdisid, aga jõud olid ebavõrdsed ja kui te nüüd näete, siis siin on Claude Simon vangilaagris Stalagis, kus ta põgeneb ja see mälestus siis ja see läbi elatu kannab teda. Ta kirjutab umbes 20 romaani, aga võib öelda, et ta kirjutab 2-3 romaani, sest et ta naaseb kogu aeg sarnaste teemade juurde ja see sama isa kaotus, lisaks siis bioloogilise isa kaotusele kannab teda
sellise vaimse isa kaotus, kelleks on tema üksuse kapten ja ta püüab seda surma mõista, mis seal siis ikkagi juhtus. Ja see ühendab ka teda Ene Mihkelsoniga, sest et mõlema loominguks on omalaadne mõrva juurdlus või tapmise juurdlus. Ja nüüd siin ja edaspidi ma lähtun ennekõike Ene Mihkelsoni romaanist Ahasveeruse uni. Ja võimalik, et ei olegi vaja rohkem neid teoseid ette võtta, sest selles romaanis on väga palju või kõik oluline ära öeldud. Samamoodi on ära öeldud Claude Simoni Flandria tees ja siin on veel mõned tema romaanid Ajalugu, Georgika ja Akaatsia. Claude Simon on selle poolest veel erakordne autor, et kui ta sai Nobeli preemia, siis pärast seda kirjutas ta oma parima romaani ja ilmselt ka hõbemedalile tulnud teos on pärast Nobeli preemiat kirjutatud, et ta ei jäänud jõudeelu nautima. Mõlemad autorid alustavad arhiivist. Ene Mihkelson uurib oma isa tapmislugu, lähtudes siis Ahasveeruse unest, ja arhiivi läheb ka Claude Simon. Ta uurib neid lahinguid, milles ta ise osales. Ta vaatab, millised on Prantsuse väejuhatuse korraldused, ta uurib ka Saksa poole materjale, Rommeli märkmeid, sealhulgas ta ei usalda oma mälu. Tal ei oleks arhiivi üldse asja, ta on selle sõja läbi teinud. Aga mälu on ekslik ja mälu tuleb taastada, see taastamine on piinarikas tegevus. Nüüd Mihkelsoni ülesanne romaanist lähtudes on raskem, sellepärast et Simoni tegelased, Simon ise, ta võib eksida, ta eksibki, aga ta soovib mäletada tõde. Mihkelsoni tegelased, Ahasveeruse une tegelased, paljud neist ei soovi tõde mäletada. Eredamaks näiteks on muidugi Kaarel, nii-öelda metsavend, kelle tegelik roll on midagi muud. Ja need tegelased soovivad uskuda valet, nad on seda valet uskuma jäänud. Lisaks komplitseerib Ahasveeruse une juurdlust asjaolu, et surnuks on kuulutatud vale mees, nii et see mõrva juurdlus läheb sellega alguses veidi eksi ja hiljem uuesti oma õigetele rööbastele. Ajalugu kui juurdlus. Vaatame siis veel neid ühisjooni, et siin on näide Flandria teest ja Simoni meetodist, kui ta tähistab korduvad motiivid ja tegelaskujud värvidega. Ta muuhulgas oli ka kunstnik, vähemalt selline amatöörkunstnik ja nende värvide põhjal oli tal kergem komponeerida. Ma ei tea, kas Ene Mihkelson säärast meetodit kasutas, aga mõlemad on kompositsiooni meistrid, mõlemad teoseid, proosateoseid on loetud proosapoeemideks. Ma ei ole kindel, et see luule selles kontekstis on päris õige proosapoeem. Küll need tekstid on luulelised, tasakaalus ja selle võrra samuti sarnased. Aga vaatame neid ühisjooni siis lähemalt. Aegade kattumine. See on Ahasveeruse une läbiv tehnika. Claude Simon Georgikas jõuab välja selleni, et ta kirjutab 3 ajastut korraga. Alguses eraldab ta need kursiiviga, hiljem mitte. Ja need 3 lugu, mida ta jutustab, on Napoleoni armee kindrali lugu, George Orwelli lugu, keda küll nimeliselt ei mainita. Tegevus toimub Kataloonias, on aru saada. Ja 3. on siis Maasi jõe lahingute lugu 1940. aastal, ehk siis Claude Simoni enda lugu. Ja need hääled vahelduvad, lugejal on raske seda jälgida.
ja võimalik, et tulebki end lugedes vabaks anda ja lihtsalt loovooluga kaasa minna, mis oli ka Claude Simoni enda soovitus. Aegade hägustumine, aegade kattumine, reaalsus läheb üle uneks ja tuleb reaalsusesse tagasi. Siin on hämmastavad paralleelid mõlema loomingus. Nii Claude Simon kui Mihkelson kasutavad oma perekonna lugu, oma perekonna sõjasurmad on tähtsal kohal. Mõlema mälupildid on hakitud. Mäletamine on piinarikas tegevus, mäletamine ja mälu lahti kirjutamine ei ole teraapiline, see ei too mingit lunastust, minevik pöördub kogu aeg unenäoks. Mõlema loomingus on korduse paine. Ene Mihkelsoni loomingu korduse paine sisuks on muidugi Eesti ajaloo võtmeküsimus, et kas need venelased jäävadki siia tagasi tulema, et kas iga põlvkond peab seda sõda uuesti pidama, kas kõik kordub. Claude Simoni puhul sama küsimus, isa sõdib esimeses maailmasõjas, pojale langeb teine maailmasõda osaks. See on ka Eesti ajaloos olnud omalaadne traditsioon. Kui vaadata kas või oma perekonnalugu, siis minu vanaisal oli üks sõda, minu onul oli teine sõda ja minu isa enne surma oli üllatunud, et huvitav, et kas ma surengi ära nii, et mul ei õnnestu üheski sõjas kaasa lüüa. Ja ta ütles, et on justkui vedanud, aga et sina hoia silmad lahti. Nüüd Claude Simoni puhul, kui nüüd mõelda, 1914 ja 1940, et küllaltki lühike ajavahemik, mis sinna langeb ja nüüd Claude Simoni puhul tundub, et tõesti teisele maailmasõjale järgneb 3., 4., 5. ja 6. taas on vastamisi Saksamaa ja Prantsusmaa, nii nagu see on olnud läbi sajandite. Tänase seisuga võib öelda, et Saksamaa ja Prantsusmaa sõjaline konflikt on mõeldamatu. Vähemalt praegu võimalik, et lähima 200-300 aasta pärast juhtub midagi ka Venemaaga. Praegu me sellist optimismi jagada kahjuks ei saa. Milles on erinevused, kui me räägime sarnasusest? Reetmine. Ene Mihkelsonil on reetmise ja äraandmise motiiv muutunud omalaadseks kinnisideeks, mis on mõistetav, sest Ahasveeruse unes on nii palju valet, tahtmatut ja tahtlikku ja lõpuks isegi riigivõimu esindaja või siis nähtamatu frondi esindaja, keda siis kannab endas kapo uurija. Isegi seal on valet ja kinnimätsimist tajuda. Claude Simoni puhul see nii ei ole ja kontekstid on siin ka erinevad, sest Ene Mihkelson valgustab Eesti ajaloo tumedaimat nurka ja Claude Simoni ülesanne on selle võrra lihtsam. Nüüd lunastus lõpetuseks. On seal üldse lunastust? Lunastus, mis seostub ajaloo mõttega. Claude Simon leiab selle mõtte üles ja selleks ajaloo mõtteks on akaatsia. Akaatsia akna taga, ka see motiiv puu akna taga, puu, mille lehed liiguvad, Ene Mihkelsoni loomingus väga läbiv. Aga nüüd Claude Simon ei järelda, et ajaloo mõtteks on puu või taim või nälkjas, loodus kui selline, vastupidi. Ta ütleb, et ajaloo mõtteks on vaheldumine, nii nagu vahelduvad aastaajad, ringkäik. See ei ole indiviidile alati sarnane, aga selles ringkäigus on oma lootus, see ravib kaost ja jumalate maailma
mis on vale ja haige ja kus inimesed tapavad üksteist, aga see ringkäik, nii nagu loodus ravib varasemat, see annab lunastuse momendi. Nüüd Ene Mihkelson omaloomingus seda lunastust säärasena ei sõnasta, aga huvitav on see, et ta avab sarnase akna ja teie loal ma loeks selle ette, see on Ahasveeruse une 22. peatüki algus. Ja tsitaat on selline. Kuula lehtede kahinat puudes. Kui oled end väsinuks mõelnud, püüa päeva ainulisest valgusest tuge. Tahtsin ma teinekord hüüda, et teda päästa ta enese käest. Tsitaadi lõpp, ettekande lõpp. Aitäh teile! Aitäh, Tiit Aleksejev. Ära mine veel. Kas on küsimusi? Ei näe, mina ühe asja küsin, mis võib-olla ei ole kõige tähtsam. See oli tõeliselt väga huvitav. Me oleme nii harjunud, et Ene Mihkelson on midagi väga ainulaadset, aga nüüd seda sleppi niimoodi maailmakirjanduse poole vedada. Aga mul jäi kõrva üks lause. Mäletamine ei ole teraapia. Tahad sa seda kommenteerida? Ma ei saa seda kommenteerida Ene Mihkelsoni nimel, sest ma ei tundnud teda vähemalt mitte nii lähedalt, et säärased asju küsida, et kui lähtuda romaanist, sellest konkreetsest romaanist Ahasveeruse uni, siis seal ei olegi võimalik leida ühest vastust ja samamoodi Claude Simon ei paku vastuseid, et ta näitab teekonna raskust, aga ma ise julgeks öelda, et lahtikirjutamine võib olla teraapia ja seda tuleks teha ja kuidas seda paranemist või tervenemist muidu otsida. Aitäh. Kiituseks. Aitäh. Kirjandusmuuseumi kott ja Kirjandusmuuseumi väljaanne, ma loodan, on seal sees. Nii, ja lähme. Aitäh veel kord.